Kas kõikidel eestlastel peaksid olema võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja eneserealiseerimiseks? Aga loomulikult. Samas, senine koolivõrgu jagamine riigi- ja venekeelseks on loonud olukorra, kus vene keelt rääkivad õpilased peale kooli lõpetamist on kehvemas seisus leidmaks tööd või õppimaks edasi kõrgkoolis. See ei ole normaalne. Kooliharidusse on vaja investeerida ning ühendada kogukonnad läbi hariduse. Pealegi üle 70% vene emakeelena rääkiva vanema toetaksid oma laste panemist riigikeelsesse lasteaeda või kooli. Probleem on tihti hoopis kohtade puuduses. Täna on minuga siin Viktoria Saks, kes on samuti vene emakeelega peres kasvanud, kuid kes kõikide raskuste kiuste otsustas siiski keskkooli lõpetada eestikeelses koolis. Viktoria, kuidas see lugu oli? Peale 9. klassi otsustasin minna Eesti kooli. Alguses oli väga raske, sest minu keeleoskus oli ainult suhtlustasandil. Meie klass oli esimene eksperimentaalne klass, kus venekeelsed õpilased õppisid eesti keeles kõiki aineid. Isegi mu vanemad olid hirmul, sest nende 5-lisest tütrest sai õpilane, kes sai 2. Ja hiljem muidugi see muutus. Kas sina tunned, Viktoria, et see otsus on sinu elu muutnud? Teeksid sa oma lastele kuidagi teisiti? Minu eesti keele oskus on avanud mulle tegelikult väga palju võimalusi elus. Minu lapsed, kes käisid lasteaias ja käivad nüüd Eesti koolis, mis on nagu väga kasulik nende jaoks, räägivad 2 keelt ilma aktsentida. Oleks mina varem Eesti kooli läinud, siis ilmselt poleks ka aktsenti mul täna. Ja ma tahan teile öelda seda, et Reformierakonna Riigikogu kandidaadina Tartus ma seisan kindlasti selle eest, et Eesti koolivõrk lõpuks ometi muutuks ühtseks ja tehakse poliitiline otsus üleminekuks ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile alates juba lasteaiast. Just sellepärast, et sellised toredad Eesti inimesed nagu Viktoria ise neil ei peaks riigikeele õppimine olema nii keeruline. Kui sul on mulle sellekohaseid küsimusi või mingid muid, siis kindlasti kirjuta mulle e-maili peale airis@reform.ee ning samuti võid minu YouTube'i kanali endale ära märkida, sest kohtumisi väga huvitavate inimestega ning arutelusid tuleb kindlasti veel. Aitäh!